Mhm. Siis täna võtame tekstiülesanded ja mina võtsin 2023 ja 2022 eksamid. Ja esimene ülesanne, ta on nagu tekstiülesanne, aga samas ta on seotud jadaga. See on aritmeetiline jada ja siin on vaja teada aritmeetilise jada valemid. Me teeme seda ka, muud ülesanded mul ei ole jadaga seotud, aga see ülesanne on ikkagi jadaga. Ja siis, kui lugeda ülesanne, siis siin iga päev ühe ja sama arvu võrra rohkem sammu ta teeb. Ja siis esimese 30 päevaga ta kokku teeb nii palju nagu kirjas sammu. Siin on pliiats. Nii palju. Ja see on siis summa, sest et siin on võetud kokku ühe kuu sammud. Siis siin on antud S indeksiga 30, mis võrdub nii palju. Ja siis on antud 2 esimese päevaga kõndis ta nii palju. Esimene päev me tähistame, et see on A1, kuna me juba teame, et tegemist on jadaga. See on esimene päev. Ja siis A2 on teine päev. Ja siis meil on antud nende 2 päevade summa. Kui me liidame esimene päev ja teine päev, siis see on 12 850. Ja mis me siin teeme? Et meil alati niimoodi, et kui me koostame mingit võrrandit ja et kui meil on tekstiülesanne, midagi me siin ei tea, siis me võime seda, mida me ei tea, tähistada X-iga. Ja kui veel midagi ei tea, siis me võime seda tähistada Y-iga näiteks. Aga kui me kasutasime X ja Y, siis me peame ka koostama 2 võrrandit. Kui me kasutasime ainult X-i, siis me koostame ainult ühe võrrandi. Vaatame, kuidas siin võib koostada, et kõigepealt vaatame summa valemit. No siin on vaja seda teada, muud moodi siin ei saa. Ja kui me võtame 30 päeva summa, siis see võrdub esimene päev korda 2 pluss 30 päeva miinus 1 korda D. D, see on seesama üks ja sama arv, mille võrra rohkem ta teeb sammud iga päev. Ehk see on vahe. Siis me jagame 2-ga ja seda kõike me korrutame n-iga. Korda D. Siin ma natukene mul ruumi ei ole. See on see summa. Ma kirjutasin siin ja kuidas me siis töötame selle teise võrrandiga, see on juba võrrand ja et kui esimesel päeval ta tegi A1 sammu, siis teisel päeval ta tegi A1 pluss D sammu ehk D võrra rohkem. A1 pluss D ja see on siis 2850. Kui me vaatame seda esimest, mis ma kirjutasin, siis siin on tegelikult 2 tundmatu. Selle n-i asemel ma saan panna 30, kuna siin on liidetud 30 päeva. Siis jääb 2 tundmatu, A1 ja D. Siis ma seda natukene märgistan siin, et siin on A1, siin on A1 ja veel on üks tundmatu D. Ja meil on 2 tundmatu ja meil on tegelikult 2 võrrandi. Ja siis me võime koostada süsteemi. Mul on siin üks slaid veel. Ma siis töötan siin teisel slaidil. Kirjutan esimene ja kuidas ma kirjutan, et siis natukene ruumi kokku hoida,
ma asendan seda n, mis on mul seal lõpus, ma asendan seda, see, mis on siin, jah, ma asendan 30-ga ja kui all on 2, siis ma kohe võin jagada ja saan 15. Siis on 2 korda A1 pluss 30 miinus 1 ma lahutan, see on 29D. Sulgudes korda 15, 30 ma jagasin 2-ga ja see on 200 097 750. See on esimene võrrand. Teine võrrand. Selline siis A1 pluss A1 on 2A1 pluss D ja see on 12 850. Me võime ka seda varem isegi, kui me seda ühendame süsteemi märgiga, süsteemi suluga, loogsuluga ja millised meetodid meil on, et lahendada võrrandisüsteemi. Meil on 2 meetodit, mis me kasutame, see on asendusvõte ja liitmisvõte. Siin võib kasutada nii asendus kui liitmisvõte, et mis soov on, kas kasutame liitmisvõtte või asendus. Võib tegelikult liitmis, okei. Me töötame siis natukene selle esimese võrrandiga, et kui siin on 15, siis palju mugavam ja palju väiksemad arvud tulevad, kui me mõlemad pooled praegu jagame 15-ga. Siis jääb vasakul pool 2A1 pluss 29D ja teisel pool, kui kalkulaator on kuskil lähedal, siis võib aidata ja arvutada. $19 850. Siis meie uus esimene võrrand selline. Ja meie teine võrrand, me siis korrutame -1-ga. Ma kohe seletan, miks me seda teeme. Ja mis juhtub, kui me korrutame -1-ga, kõik märgid muutuvad vastupidiseks. Ehk -2A1 miinus D miinus 12 850. Liitmisvõtte põhimõte on selline, et me liidame 2 võrrandit nii, et üks tundmatu kaob ära. Ja ta kaob ära siis, kui on tundmatu ees vastandarvud koefitsiendid. Praegu siis on 2 ja varem ka, teises ka oli 2, me tegime -2 ehk 2 miinus 2 vastandarvud, kui me liidame need kokku, siis tekib 0. Ehk A1 kaob ära. Liitmisvõttega siis liidame kokku, tuleb siis 0, selle asemel võib isegi seda mitte kirjutada, pluss 29D miinus D, sest et pluss miinus D, nagu võib ka kirjutada nii. Ja siis 19 850 miinus 12 850. Vasakul pool on 28D. Ja teisel pool on siis 7000. Jagame siis 28-ga ja D võrdub 7000 jagatud 4-ga. 250. On mul õigus, jah? Jaa. Siis iga päev ta tegi 250 sammu rohkem kui eelmises. Ja niimoodi iga päev ta võttis veel ja veel 250. See on siis see D vahe ja me leiame ka A1. Me võime lugeda ka, mis oli küsitud. Et esimesel päeval, mitu sammu tegi Kati esimesel päeval, see ongi see A1. Esimene küsimus.
Kuidas A1 leida? Me võtame näiteks teine võrrand. See versioon, enne kui me korrutasime -1-ga. Võime ka pärast tegelikult, aga siis palju miinused, et siis tekivad äkki probleemid. Ja D asemel paneme see, mis me leidsime, 250. Siis 2 A1 pluss 250 võrdub 1000. Ja just. 850. Ja, see on lineaarvõrrand. See vaba liige ilma tundmatuta me siis paneme teisele poole. Ma kohe lahutan, jah. 2-ga. A1 võrdub 6300 siis. Tuleb ju vist. Tuleb. Ma mäletan vastust. Siis esimesel päeval ta tegi nii palju sammu. Esimesel. Esimesel päeval. Ja veel oli üks küsimus, et 30. päeval mitu sammu ta tegi. Ja aritmeetilise jäädega on seatud tegelikult ainult 2 valemit. See summavalem, mis me kasutasime, ja üldliikme valem. Et põhimõtteliselt, kui me teame esimese liige ja vahe, siis me võime leida ükskõik mis liige. Et meil on vaja A-indeksiga. Ma kirjutan see valem ka. See valem näeb välja nii AN võrdub A1 ehk esimene liige pluss N-1 korda D vahe. Kui N on praegu 30, see, mis on küsitud, siis me paneme N asemel D 30, A1 asemel 6300, sulgudes on siis 30 miinus 1, sest et N on 30 ja D on 250. No ja lihtsalt arvutame, et see, mis on erinevus S30 ja A30, S on summa, et kui palju sammu ta tegi 30 päeva jooksul, aga AN tähendab, et mitu sammu ta tegi 30. päeval, ainult sel päeval. Vot selline erinevus. $13,550. No ma seletusin ei kirjuta, eksamil muidugi parem sõnadega kirjutada, et leidnud on see, jah? Mul praegu lihtsalt see pliiats kirjutab nii nagu kirjutab, jah. Vot, see oli siis esimene ülesanne, 10 punkti. Kui tead need 2 valemit, siis põhimõtteliselt ja oskad näiteks võrrandite süsteemi lahendada, aga see niikuinii on vaja, sest et muud ülesanded ka sellised, siin on sellised, et on vaja teada, kuidas siis asendusvõtte või liitmisvõtte saab kasutada. Järgmine ülesanne. See on ka 2023, see, mis oli proovieksamil. Siin on meil veoauto, buss ja sõiduauto. Kuidas seotud oma vahel kiirus, tepikus ja aeg? Tepikus S me leiame, kui me kiirus korrutame ajaga. Et sellised siis tähistused S on tepikus, V on kiirus ja T on aeg.
kiirus, aeg. Ja selles valimis me võime ka V leida, siis me S jagame T-ga või T, siis me S jagame V-ga. Niimoodi siis omavahel need 3 suurust seotud. Ja mis meil siin on? Me võime kõik need andmed, mis on antud, süstematiseerida tabeli sisse. See meetod on väga-väga tihti kasutatakse, et kui aega on, ei tea täpselt, mida teha, siis alati saab kuidagi tabeli sisse panna, eriti kui tegemist on kiirusega, teepikkusega ja ajaga. Et selline tabel ja meil on 3 autot. Siin ma kirjutan see teepikkus, kiirus ja aeg, aga siin on veoauto, buss ja sõiduauto. Ja mis me siis tekstist saame aru, kuidas nad siis sõidavad? Nad kõik sõidavad, nende teepikkus on kõikidel sama, et nad linnast A sõidavad linna B. Esimesena alustab sõidu veoauto ja poole tunni hiljem, pool tund, siis see on 0,5 tundi, väljus buss ning veel 15 minuti pärast väljus sõiduauto. Et see on siis 0,75 tundi, 45 minutit kokku, jah? Ja veoauto keskmine kiirus oli 60. Mis me siis võime tabelis täita? Me võime veoauto kiirus panna. See on 60. Ja bussi kiirus on ka antud. Ehk me võime ka seda panna. Ja alati, kui me midagi ei tea, me võime ka panna seda kasutades X-i. Siin on kõige mugavam võtta veoauto aega, et see on X. Et ta sõitis X tundi. Siin on kirjas, et nad kõik samal ajal jõudsid. Ehk kui veoauto sõitis kokku X tundi, siis buss, kes väljus pool tundi hiljem, ta sõitis pool tundi vähem. Et tema aeg on X miinus 0,5. Ja sõiduauto siis aeg on miinus X miinus 0,75. Mis me võime, kui meil on täidetud, tabelis on alati niimoodi, et kõik need 3 suurust, kõik need 3 vergu, mis on nagu kirjas, need on omavahel seotud. Ja praegu seos on selline, et S, see on V korda T. Ehk me võime kasutades teise ja kolmanda vergu täita esimese vergu. Veoauto teepikkus on siis 60 korda X. Ja bussi teepikkus on 80 korda X miinus 0,5. Ehk me kiirus korrutame ajaga reas, jah? Aga mis me siin teame? Me tegelikult ju teame, et nendel oli üks ja sama teepikkus. Siis see, mis meil siin kirjas esimeses vergus, need suurused on omavahel võrdsed ja see on meie võrrand, mis me lahendame. Et 60x võrdub 80 korda x miinus 0,5. See on lineaarvõrrand. 60x-i 80 x, ma avan praegu sulud, 80 korda 0,5 on 40.
Siis X-iga suurused ma tõstan kõik vasakule poole ja ilma X-ita paremale poole, näiteks selline variant. Omaga võib omamoodi ka teha, see ei ole nagu probleem. Võib olla natukene teistmoodi, aga peab olema ikkagi õige. -20 X-i võrdub -40, jagame -20-ga, X võrdub 2. Mida me siin leidsime, mis see X oli? See oli veoauto aeg. 2 tundi. Mis siin küsitakse? Esimene küsimus. Arvutage sõiduauto keskmine kiirus. Kui on teada, et kõik 3 sõiduki jõudsid linna B. Seda me juba kasutasime, see tingimus, et kõik 3 sõidukit jõudsid linna B üheaegselt. Mis me võime öelda tee pikkuse kohta? Linnade A ja B vahel mitu kilomeetri on siis? Kui veoauto sõitis 2 tundi ja tema kiirus oli 60, siis me 60 korrutame. Korrutame 2-ga. Korrutame 2-ga. ...120 kilomeetri A ja B vahel. Ja mitu tundi sõitis seda teed sõiduauto? See on siis sõiduauto aeg. Kaks miinus 0,75. 45 minutit, see on tunnist 0,75 ehk 3/4. Siis on tund 25. Tund, 25. Ja kui me korrutame, me ei korruta, me peame kiirus leidma. Sõiduauto kiirus. Me leiame, kui me S jagame teega. See tee pikkus, mis ta läbis, me jagame tema ajaga. Ja saame, et tema kiirus on 120, me jagame 1,25. 96 kilomeetrit tunnis siis. Ja 96 kilomeetrit tunnis, mul ei mahu siin ühikut, aga ja tõesti kilomeetrit tunnis. Ja see kiiruse mõõduühikud alati ütlevad meile, mida me peame tegema. Et tegelikult kilomeetrit me jagame ajaga, et kiirust saada. Et kui see valem on unustatud, siis alati saab mõelda, et kuidas kiirus mõõdetakse kilomeetrit tunnis ehk kilomeetrit jagatud tundidega. See on meie esimene vastus. See esimene vastus, aga seal ka oli teine küsimus. Teine küsimus ei ole selle esimesega seotud. Nüüd on linnad B ja C ja vaheline kaugus on 240 kilomeetri. Kui palju maksab antud vahemaa läbimiseks sõiduautole vajalik kütus? Kui 100 kilomeetri läbimiseks kulub sellel autol 7,5 liitrit kütust. See küsimus üldse ei ole seotud esimesega ja tekstiga, mis oli enne. Et kuidas me siis leiame iga 100 kilomeetri, tal on vaja 7,5 liitrit. Siis kuidas me leiame, mitu liitrit ta vajab, et läbida 240 kilomeetri?
siin tuleb ristkorrutis teha või? Võib, Võib on ju. jah, et näiteks nii 7,5 liitri, et läbida 100 kilomeetri, et võrre ja koostada, võib nii Jah. ja siis siin me ei tea, mitu liitrit vaja, aga Jah. 204, näiteks nii, aga see ei ole ainukene, võib kohe midagi jagada, korrutada. X me siis leiame, kui me 7,5 korrutame 240-ga ja jagame 100-ga. Kui palju see on? Kohe 18. Ja siin veel andmed olid sellised, et 1 liitri hind on 1,95. Siis me 18. Korrutame 1,95-ga. Jah. $35,1 eurot. See on juba raha, jah. Jah. See on väga eluga seotud ülesanne, tihti me tõesti peame arvutama, kui palju maksab meie kütus, jah. See oli siis ka seal teises osas päris hea ülesanne, sest et koostatud lineaarvõrrand, esimene osa, mis ei ole raske. Mõnikord on seal murdvõrrand, mis on natukene keerulisem. Mina seda ei osanud üldse teha. No vot, tekstiülesanded on tavaliselt juba hirmsad, sellepärast et tekst. Et alati tasub lugeda, mis seal ikkagi kirjas ja näiteks see teine ei ole esimesega seotud ja palju lihtsam kui esimene osa, et siis võib ka teist osad teha. Mõnikord nad on seotud, mõnikord ei ole, et siis kui aega on, siis tõesti kõigepealt need ülesanded, mis oskad ja siis terve ülejäänud aeg võib kasutada, mitte et varem lõpetada, vot selles mõttes. Okei. Nüüd on 2022 ülesanne ja see on tekstülesanne, et vaatame, mis siin on kirjas. Et siin on erinevad tariifid, päevatariif. Ma natukene siin. Vot nüüd on ei ole ikkagi. Natukene. Vot. Päevatariif ja siis öötariif. Ja selle paketi valinud maja omanikul tuli septembris maksta nii palju. See on siis september ja oktoober. Nii palju. Ja me ei tea, kui palju ta kasutas siis elektrit päeval ja kui palju kasutas öötariifi. Septembris oli tema majapidamise päevane elektritarbimine 40 kilovatti võrra väiksem kui oktoobris. Ja öine elektritarbimine 2 korda väiksem kui oktoobris. Ja siis on vaja arvutada, mitu kilovatti elektrit tarbis maja omanik igas kuus. Ja siin on niimoodi, et kui me midagi ei tea, siis me näeme, et me ju ei tea, mitu kilovatti ta näiteks tarbis päeval septembris või tarbis päeval oktoobris või öösel, siis me võime midagi tähistada X-iga. Mis täpselt me tähistame X-iga? Mõnikord on üks variant mugavam, sobivam kui teine, mõnikord siin on vaba valik, et tähista see, mis tuli pähe. No vot, siin on, mis me ei tea. Me ei tea oktoobris päevane tarbimine, oktoobris ööne ja siis septembris mõlemad ka ei tea täpselt. Aga nad on kuidagi omavahel seotud. Ja mis me X-iga siin tähistame?
september päev. Päev ja öö. Ja oktoober. Päev ja öö. No kasutame X näiteks, et tähistada septembri päevane tarbimine. See on üks variant, kuhu saab seda X-i panna, aga ei ole ainukene. Ja mis me tekstis siin loeme, et septembris oli tema majapidamise päevane elektritarbimine 40 kilovatti võrra väiksem kui oktoobris. Ehk läbi X-i me võime ka tähistada oktoobri päevane tarbimine. Nelikümmend kilomeetri võrra väiksem. Siis oktoobri päevane tarbimine. See on X pluss 40. Sest et septembri oma on väiksem kui oktoobri oma. Sellepärast me liitsime. Et päevaga on nüüd korras. Öö tarbimine septembris või oktoobris pigem. Ma seletan pärast miks. Mina tähistan Y-ga, et oktoobris öösel ta tarbis Y kilovatti. Oota, vastupidi siin vaja. 2 korda väiksem kui oktoobris. Ikkagi Y on vaja panna siia. Ja siis 2 korda väiksem see oli kui oktoobri, siis oktoobri oma on 2 korda Y. On ju teksti järgi? Vaatame veel kord. Et oktoobri ööpäev tarbimine peab olema 2 korda suurem kui septembri oma ja praegu see kõik klapib. Ehk meil on juba kasutatud 2 tähti ja kõik tegelikult asjad, mis me ei tea, on juba tähistatud kas Y-ga või X-iga. Siis me kasutame juba need värvilised andmed, mis mu esimeses osas tekstis antud, et septembris ta maksis 42,94. See summa tuli koos see päevane ja siis ööne. Päeval ta tarbitas X kilovatti ja 0,14 euro maksis 1 kilovatt, siis koostame võrrandi 0,14 X-i ja öösel ta kasutas Y ehk 1 kilovatt maksis 11 senti on Y ja siis 42,94. See on tema septembri tarbimine. Oktoobri tarbimine. Hinnad on samad ehk 0,14 X pluss 40. See on päevane pluss 0,11 korda 2Y. Ja see kõik oli 73, vabandust, 84. 2 tundmatu, 2 võrrandit. Saame hakkama sellega. Siin on palju lihtsam kasutada liitmisvõtte. Me võime proovida veel kord seda liitmisvõttega. Põhimõtteliselt iga süsteemi, kus on mõlemad lineaarvõrrandid, saab lahendada liitmisvõttega.
Ja selleks, et kasutada liitmisvõte teises võrrandis, me avame sulud. Ja esimene võrrand korrutame kohe -1-ga. Seda saab ka hiljem teha, aga mul lihtsalt siin ruumi ei ole nii palju, et siis ma korraga teen 2 asja. Kõigepealt siis ma vahetan siin värvi, et näidata, et see on juba järgmine etapp. Ja avan sulud. Teises. Esimene siis -0,14 x miinus 0,11 y ja -42,94. Ja avan sulud teises. 0,14 x 0,14 korda 40. Viis koma kuus on see. 5,6 pluss. Äkki ma see 5,6 kohe kirjutan teisel pool, kas on arusaadav? Jaa, Kui ma siin kirjutan ja siis on natukene vähem mul kirjutamist. See kirjutamine täna vist internetiga mingi probleem, et siis ta ei hakka hästi kirjutama. Et siis 73, 84 ja siis miinusmärgiga ma tõstan seda 5,6 teisele poole. Vot. Nüüd vist on selge, miks ma kohe esimene võrrand korrutasin -1-ga, et saada vastandarvud koefitsientideks. Siis saab liita kokku võrrandid. Ja x-id kaovad ära. Y-id siis. Liidame kokku ja teisel pool arvud ka liidame kokku. Ma ei taha kirjutada mõlemad, siis 73,84 miinus 5,6 on 68,24. Noh, on vaja need tehed siis teha ja Y-id on siis nii palju. Ja teisel pool on kakskümmend 5,3. Ja see 25,3 on vaja 0,11-ga jagada. 230, ilus vastus. Need on siis kilovatid, mis oli tarbitud öösel septembris. Ja siis 2 korda rohkem oktoobris, see on 460. Ja X, kuidas me leiame? X me leiame nii, et kui me võtame näiteks esimese võrrandi kuni selle hetkeni, kui me korrutasime näiteks ja mugavam nii, paneme X-i asemel 230 ja arvutame X-i. Y-i asemel siis
230 ja siis 42,94. No tavaline lineaarvõrrand. Kordame kõigepealt, siis tõstame teisele poole see vaba liige ilma X-ita. Ja siis lõpuks jagame X-i koefitsiendiga. Ma kokku seda kõik arvutan, ma arvan. Ma arvan, et see on mugavam. Seitseteist 64 ja siis jagame selle arvuga. Sada 26. Mis see on? See on see, mida me tähistame X-iga, jah? See on septembris päevane tarbimine ja siis oktoobris päevane tarbimine on 40 kilovatti suurem ehk 166 kilovatti. Et ma vastuse ei kirjuta, aga peame kirjutama, et see küsimus, mis oli küsitud siin, siis me kõik andmed kirjutame vastuses. See näitabki, et me saime aru, mida me otsisime ja kõik need tehed, mis me tegime, just oli just sellepärast vajalikud meie. Ma ei kirjuta ainult sellepärast, et mul pliiats ei kirjuta. Mul on viimane ülesanne, no teeme seda ka. Loeme kõigepealt. Esimesel korral. Ahaa, siin on jällegi vist aritmeetiline jada. No ma loodan, et see esimene osa on loetud. Siis on reeglid sellised, et kui on õige vastus, siis liidetakse 5 punkti. Kui ei ole õige, siis esimene ei ole ebaõnnestunud käik või mitte vastus ja siin on ebaõnnestunud käik -3, järgmine juba -3,5 ja siis -4 ja nii edasi. Ja siis esimene olukord, et Maria tegi mängukäigus 18 õnnestunud käiku ja 18 ebaõnnestunud käiku. Mitu punkti oli Mariel mängu lõpus? No õnnestunud käigud on lihtne arvutada. Me lihtsalt 5 korrutame 18-ga. See on siis 90. Punkti. See, mis tuli plussiga. Alguses siis 200 ja siis 90 juurde, aga miinus ka oli. Et esimene
ebaõnnestunud käik -3. Teine ebaõnnestunud käik on siis -3,5. Ehk D see vahe on -0,5. Ja kokku ta tegi 18 käiku ja kõik need ebaõnnestunud käigud on vaja kokku liita. Siis meil on vaja leida S indeksiga 18. Mitte A18, et see viimane ebaõnnestunud käik mitu võttis maha punkti, aga kokku mitu punkti oli ära võetud. Siis S indeksiga 18 võrdub, see valem me kasutasime, kui lahendasime esimene ülesanne. 2 korda A1 on siis -3 pluss 18 miinus 1. Seal oli n-1, ehk see n on 18 praegu, korda -0,5, see on D. Me jagame kõik 2-ga. Ja korrutame 18-ga. Mis alternatiiv siin võiks olla? Siin tõesti võib arvutada niimoodi, nagu ma siin alustasin. A1, A2, A3, A4. See ei võta nii palju aega. Et kuni A indeksiga 18 ja siis on vaja kõik need 18 arvu kokku liita. Siis on vastus täpselt sama. Kui ei mäleta valemit, siis väga tihti aritmeetilise jääda ülesanne on selline, et on võimalik lihtsalt kokkuliitmisega või lahutamisega, no siin lahutamine ka käib, saada tulemust. No kui me siin arvutame, mis me siin saame? -6, 17 korda 0,5. Minul tuli -130,5. Aga ma ei tea, kas see on õige. 130,5. Ma kohe arvutan ka, et -8,5 ja 36 liidetakse kokku ja see korrutatakse 9-ga. Ja see 9-ga. Jah, mul sama. Siis teeme esimese jaoks lõpparvestused, et esimene punkt, alguses tal oli 200 pluss 90 ta teenis ja siis on vaja lahutada see, mis ta nagu kaotas. Tada 59,5. Jah. Et see ongi esimese küsimuse vastus. Ja kui siin ei tea, mis on aritmeetiline jääde, siis tegelikult teksti põhjal saab seda ikkagi lahendada. Et kujutad ette, et see on sinu mäng ja sina arvutad need punktid enda jaoks, siis kindlasti tuleb, ei ole vaja niimoodi nagu matemaatikaga seda seotuda. Et võib mõelda, et see elus ka võib selline olukord tekkida, siis elus kindlasti igaüks lahendust leiab. Okay. Teine. Peeter kaotas mängu jooksul ühe ebaõnnestunud käigu eest 18 punkti. Mitmes ebaõnnestunud käiks see tal oli? No siin on ka tegelikult võimalik võtta kõik need ebaõnnestunud käigud ja isegi kui see on juba oli tehtud esimeses, siis saab kasutada kõik need andmed, et teises punktis vastata. Et kui esimene ebaõnnestunud käik oli -3, järgmine -3,5 ja niimoodi me arvutame kuni -18. See on üks variant. Jah? Kas on arusaadav, millest ma räägin? Jah. Et me peame saavutama
siis -18 ja siis küsimus, mitmes ta on, jah? Kui kasutada aritmeetilise jada tähistusi, siis see on A-indeksiga n, jah? Kui me seda ei taha teha, kui me tahame ikkagi kasutada aritmeetilist jadat, siis me võime niimoodi seda leida, et tegelikult meil on vaja seda n-i leida. A-indeksiga n võrdub esimene pluss n miinus 1 korda d. Paneme kõik andmed, mis me teame. Me teame, et see viimane, mis on vaja leida, on -18. Me seda järjekorranumbri ei tea, me n-i ei tea, aga see element ise on -18. Siis esimene on -3, sulgudes n miinus 1 ja d on -0,5. See on lineaarvõrrand n suhtes. N on tundmatu siin. Et kui me lahendame seda võrrandi, avame sulud, tõstame kõik ühele poole, ilma n-ita paremale, n-iga vasakule ja siis pärast lõpus jagame, siis me saamegi vastust. Ma arvan, et me kiiresti seda lahendame, et seda vastust saada. Aga keegi ei nõua, et te niimoodi teete. Et tegelikult siin on ka teine meetod, mis võtab natukene aega. Aga võib-olla arusaadavam kui see, mis ma praegu teen. $15,5, jah, siin teisel pool. See on siis 7,25, 7,75, vabandust. Ei, vastupidi. Me jagame, ei, 31. 31 jaa nägi. Jah. No kordasin, jah. Et ma jagasin tegelikult, jah, valesti siin. N võrdub 31, et see käik oli 31. Päris palju kirjutamist, jah, kui kasutada esimene meetod. Aga see ei võta tegelikult väga palju aega, et võib-olla 5 minutit, mitte rohkem. See ka ei ole nagu nii, et sa kohe teed, jah, et ikkagi aega kulutad. Ja siin oli veel üks küsimus, et nüüd on Joosep. Tegi mängu alguses järjest 18 ebaõnnestunud käigu. No samamoodi nagu Maria, jah? Jah, sama. Seejärel tegi ta ainult õnnestunud käike ja sai mängu lõpuks nii palju punkte. Mitu õnnestunud käiku tegi ta mängu jooksul. Et me võime arvutada, et 18 ebaõnnestunud käiku, siis ta sai -130,5 punkte. See on juba meil esimeses arvutatud, me ei pea nagu siin. Ja. Siis 200 tal oli, -130,5 ta tegi need ebaõnnestunud käikud, siis X-iga tähistame need õnnestunud käigud, mis ta sai, aga me ei tea, kui palju ta sai punkte. Ja siis lõpuks tema tulemus oli 234,5. Jällegi võrrand. Vot need võrrandid on igal pool. Et siis X-i leiame, et tõstame kõik teisele poole. Kas peale seda, kui lahutame näiteks vasakule ja siis tõstame paremale või siis pärast lahutame. Siin on 59,5. Sellised numbrid. Peast ei taha arvutada. Sada 65. On nii? Kohe.
On küll, jah. Aga need on punktid, aga meie küsimus, et mitu õnnestunud käiku ta tegi. Iga õnnestunud käigu eest ta sai 5 punkti, ehk lõpuks on vaja veel jagada 165 5-ga. 33. 33, jah? Jah. Õnnestus. Ma kirjutan uuesti siin.